kell on saanud 1, nii et alustame tänase infotunniga. Tervist kõigile! Mm, Rõõm teid siin näha ja nagu te aru saate, siis me ka salvestame seda infotundi, et pärast infotunni toimumist siis jagada kõikide registreerunutega seda materjali ja muuhulgas siis muidugi, kui keegi nii-öelda magas registreerumise maha, siis võite ka julgelt jagada seda salvestust. Mina olen Helena Weidenbaum, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse arendamise projektijuht ja täna siis lisaks minule on siin ka Merle, hea kolleeg Merle. Äkki ütled omalt poolt ka tervist? Ja tere ka minu poolt, et mina räägin siis peale Helenat. Suur tänu! Ja niimoodi me täna selle infotunni olemegi sisustanud, et pool aega räägin mina ja pool aega Merle. Kui me saame varem ühele poole küsimusi kellelgi ei ole, siis lõpetame ka varem. Vot. Ja sisuliselt siis see mõte, mis meil tekkis koostöös Katrega, et jagada siis infot, mida Integratsiooni Sihtasutus teeb, mis on meil käsil ja tegelikult lihtsalt jagadagi infot, et kõik te saaksite paremini kurssi ennast viia ja potentsiaalselt leida koostöökohti ja ka ideid. Nii et hea meelega tutvustame meie tegevusi. Vot. Ja esimene slaid, nagu ikka, on ilus koostööprogrammi tutvustav slaid. Kuna meil Integratsiooni Sihtasutuses on siis ka Šveitsi-Eesti koostööprogramm, siis täna sellest projektist mina ja Merle räägimegi. Nii et mina saan tutvustada teile nõustamisteenuseid ja Merle Eesti kultuuriruumi tutvustavaid tegevusi. Ja need tegevused kõik on siis kaasrahastatud Šveitsi riigi poolt, et siin majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi vähendada nii meil kui Euroopa Liidus laiemalt. Nii. Ehk siis, mis on see koostööprogramm, mis meil nüüd siis, nüüd juba sisuliselt aasta aega oleme aktiivselt teinud tööd. Ja selle eesmärk on parandada Eestis elavate ja eelkõige eri keele ja kultuuritaustaga inimeste võimalusi Eesti ühiskonnas aktiivsemaks osalemiseks, lõimumiseks ja selle nii-öelda koostööprogrammi raames on meil kokku 4 projekti. On see mainitud nõustamisteenuste pakkumine ja arendamine, siis Eesti kultuuriruumi tutvustavad tegevused, vabatahtlike kaasamine lõimumistegevustesse ja digimuutuste ettevalmistamine lõimumisvaldkonnas. Kogu see projekt, see Šveitsi-Eesti koostööprogramm on siis käivitatud 4 aastaks kuni aastani 2028 mai ja kogu projekti eelarve on 5,6 miljonit eurot. Nendest kõige suuremad osad moodustavad kultuuriruumi plokk, umbes 2,1 miljonit ja digi siis muutuste ettevalmistamise plokk 1,5 miljonit. Nii vabatahtlike kui nõustamisteenuste peale on circa 900 000 eraldatud. Ja niimoodi me siis toimetame ja tõepoolest siis eri keele ja kultuuriruumist pärit inimeste lõimumist ja kohanemist Eestis toetame. Eesmärgiga, et nad saaksid siin paremini hakkama. Niimoodi. Ja kui nüüd minna nagu natukese konkreetsemaks, mis puudutab siis seda minu valdkonda, seda nõustamisteenuste arendamist, siis see kuulub konkreetselt Integratsiooni Sihtasutuse Eesti Keele Maja alla ja selle raames me siis neid nõustamisteenuseid arendame ja pakume. Ja selle eesmärk täpselt samamoodi ongi toetada eri keele ja kultuuritaustaga inimeste kohanemist Eesti ühiskonnas ja abistada neid siis keeleõppe teekonnal. Ja ühelt poolt me arendame olemasolevat nõustamisteenust, aga loome ka uusi lahendusi, et inimesed saaksid keeleõpet paremini siis omandada, keeleõppes edeneda ja inimesed tunneksid, et neid toetatakse seal, kus vaja. Ja kuna siis nii-öelda see teenus ise ei arene ilma nõustajateta, siis me toetame ka nõustajate professionaalset arengut ja viime läbi erinevaid koolitusi, mis siis toetavad neid, kes teevad tööd sihtrühma esindajatega.
ja see on siis ju laiemalt nii-öelda mitte ainult see meie asutuses, Integratsiooni Sihtasutuses, vaid ma varsti räägin lähemalt ka, et kuidasmoodi tegelikult ka teie, kes te kõik puutute kokku inimestega eri keele- ja kultuuriruumist, et kuidasmoodi meie saame ka teie professionaalset arengut toetada. Niiviisi. Oh, nüüd ei taha slaid edasi minna. Üks, kaks. No nii, nüüd läks. Ehk siis jah, sihtrühmaks ongi eri keele- ja kultuuriruumist pärit inimesed. Ja nendeks on siis uussisserändajad, kes on Eestis olnud vähem kui 5 aastat, määratlemata kodakondsusega isikud, Euroopa Liidu või kolmandate riikide kodanikud, ajutise või rahvusvahelise kaitse saajad, sealhulgas Ukraina sõjapõgenikud ja ka pikaajalised püsielanikud, kes pole veel eesti keelt ära õppinud või pole kuidagi nagu nii tihedalt veel lõimunud. Ja siis sihtrühmaga töö tegemiseks ongi meil siis nõustajad, kes nõustavad neid samu inimesi. Erinevad siis kohalike omavalitsuste spetsialistid ja nõustajad, Töötukassa nõustajad, Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajad, ka pagulasabi, rändekeskus, et need hiljem saan slaidile lisada. Aga ühesõnaga kõik need, kes siis nõustavad inimesi, on nii-öelda meie siis selle projekti sihtrühmaks. Ja laiemalt, mis me selles projektis teeme, et me arendame ja pakume nõustamisteenust. Hetkel olemegi uuendamas teenuseid, neid juba piloteerime, testime, katsetame ja siis pakumegi ühe teenusena keeleõppe, kohanemise ja lõimumisalast nõustamist, teise teenusena iseseisva keeleõppe nõustamist ja kolmandana kogemusnõustamist. Ja lisaks, et neid nõustamisteenuseid me pakkuda saaksime paremini, siis me loome ja töötame välja ka kvaliteedistandardi sellele nõustamisteenusele, et millele siis meie nii-öelda pakutav teenus võiks nagu vastata. Ja tegeleme nõustajate koolitamisega. Ja noh, ütleme siis nõustajad võib-olla on nagu kitsam määratlus, aga sisuliselt kõikide nende spetsialistidega üle Eesti, kes siis eri keele- ja kultuuriruumist pärit inimesi toetavad oma siis nii-öelda läbi oma töö. Ja kui nüüd vaadata natuke neid uusi nõustamisteenuseid lähemalt, et mis need siis nagu täpsemalt on? Noh, siin on ilus kiri juures ka, et need on inimesele tasuta. Ja tõepoolest, tänu sellele koostööprogrammile siis ongi inimesele või sihtrühma esindajale need teenused tasuta. Ja esimene see nõustamise liik, keeleõppe, kohanemise ja lõimumisalane nõustamine. Noh, selle mõte siis ongi lihtsalt lihtsamas keeles öelduna jagada infot keeleõppe ja erinevate õpiviiside kohta. Sest meil Integratsiooni Sihtasutuses on palju erinevaid õppimise viise. On keelekursused, on erikursused, on keeleõpet toetavad tegevused, siis on erinevad keelekohvikud, ka keelesõbra programm, mis on päris laialt ja laialdaselt tuntud ja siis kasutatud, et me saaksime jagada inimestele võimalikult laia valikut, paletti nende siis õpiviiside kohta, mille hulgast nad saavad endale sobiva valida. Ja nõustame ka inimesi, kes on hiljuti kolinud Eestisse, et kuidas siin kohaneda, kuidas siin paremini nagu nii-öelda kanda kinnitada ja hakkama saada. Ja seda kõike me pakume siis 3 keeles, inglise, vene ja eesti keeles. Ja valikus on siis telefoni teel nõustamine või siis eelnevalt kokku lepitud ajal kohtumised Narvas ja Tallinnas, meie eesti keele majas või siis ka veebi vahendusel üle Eesti. Ehk siis kõik need, kes on just hiljuti siia tulnud, kas näiteks sõja eest põgenenud või muust siis kultuuriruumist siia lihtsalt kolinud või õppima tulnud või perega seotult rännanud siia. Et me kõiki neid inimesi aitamegi, et nad siin paremini saaksid kohaneda. Ja noh, see on nagu see esimene stardi nii-öelda pakk, millest inimene võiks siis esimese hooga abi saada. Ja nüüd siis need, kes on siin juba natukese pikemalt olnud ja tunnevad, et keeleõpe vajab tuge, siis on meil nüüd ka teine täitsa spetsiaalne nõustamise liik,
on iseseisva keeleõppe nõustamine. ja siin me siis tõepoolest toetame neid täiskasvanuid õppijaid, kelle keeleõppe tase on vahemikus A2 kuni B2. Et täitsa algtaseme nii-öelda sellest A1-st me nagunii, no me ei saa talle veel nii palju seda tuge pakkuda, et teda õpetada iseseisvalt õppima, sellepärast et ta alles teeb täitsa esimesi samme oma keelekursusel ja siis tasemeõppes. aga et kui ta on juba jõudnud A2 tasemele, siis me hea meelega neid nõustame, pakume erinevaid vorme, allpool ka on kirjas, et individuaalset nõustamist, grupinõustamist, erinevaid töötubasid, et inimene siis saaks abi oma õppe planeerimisel, struktureerimisel, fookuse hoidmisel ja et inimene jõuaks sisuliselt iseseisva oma keeleõppe suunas. Et ta nagu saaks seda tuge ja motivatsiooni ja nii-öelda nõu, kuidasmoodi kui ta nüüd parasjagu pole ühel kursusel kirjas, et siis kuidasmoodi ta saab iseennast toetada, et selle keeleõppega nagu edasi liikuda. Niimoodi. Ja siis on veel kolmas nõustamise liik, on kogemusnõustamine ja selle sisuks on siis sisuliselt sellise motivatsiooni, noh, inimese enda sisemise motivatsiooni leidmine läbi toetava vestluse just siis sellise inimesega, kes on temaga sarnase teekonna läbi teinud. Ehk et meie kogemusnõustajad on noh, hetkel täna veel üks inimene, aga laieneb meeskonnas juba kompetents ka teise nõustaja näol. Et nad ise on sellesama teekonna läbi käinud, tulnud siia muust keelekultuuriruumist või olnud pikemalt Eestist ära ja nad mõistavad siis seda nii-öelda tausta või kohta, kust inimene tuleb, milliste raskustega ta siin kokku puutub, ka sellise ebakindluse või siis noh, ütleme mingisuguste keeleeksami ebaõnnestunud tulemuste pärast nii-öelda halba enesetunnet tundnud ja nii edasi, et kõik see, mis siis selle keeleõppe ja lõimumisega seotult võib stressi põhjustada, meie nõustajad kuulavad, mõistavad ja toetavad. Ja selle puhul siis samamoodi pakume individuaalset nõustamist ja grupinõustamist ning kogemuskohtumisi. Et selles mõttes jah, on meil eesmärk nii-öelda jõuda päris suure hulga klientide nii-öelda siis nõustamiseni kogu selle projekti käigus siis kuni aastani 2028 on meil ette nii-öelda nähtud indikaator, mida me proovime ja püüame hea siis pingutusega täita, on 8000 nõustamiskorda. Ja siis see nõustamiskord iseenesest on minimaalselt 30 minutit, aga noh, me ise oleme juba näinud oma töö käigus, et tegelikult see nõustamise sessiooni pikkus on tavaliselt 45 minutit kuni tund aega, noh, individuaalse vestluse puhul. Et selle poole tunniga tegelikult noh, jõutakse see sissesoojenemine ja nagu nii-öelda vestlusesse noh, minek nagu toimub, on ju, aga et sisuliselt tegelikult vajab inimene natukene rohkem aega, et ta tunneks, et sellest ka kasu on. Nii et meil on jah, siis indikaatoriks 8000 nõustamist ja kohe, kui ma koolitustest räägin, siis meil on ka see ette nii-öelda välja, noh, ühesõnaga eesmärgiks püstitatud, et me igal aastal koolitame minimaalselt 30 nõustajat või siis spetsialisti, kes eri keele- ja kultuuriruumist pärit inimesi nõustavad ja toetavad. Nii et nüüd siis koolitustest saangi rääkida. Eelmisel aastal toimus coachiva vestluse koolitus ja sellel aastal on tulemas avaliku esinemise koolitus siis kõikidele nõustajatele ja lõimumisega seotud spetsialistidele. Ja siin on kuupäevad ka juba toodud, et kui teie hulgast ka on keegi, kes siis lõimumisega seotud teemadega seonduvalt inimestega tööd teete, siis võite need kuupäevad juba endale kirja panna. 26 kuni 28 mai. Koolitus toimub eesti keeles, maht on 16 tundi ja taaskord ka siis teile kui osalejatele on see tasuta.
Ja siis sisuks ongi põhimõtteliselt avaliku esinemise põhimõtted ja tehnikad, mida kasutada nõustamistöös oma klientidega. ja, ja tõepoolest kõik, kes siis on lõimumisega seotud, kes igapäevaselt tegelete klientide, nende toetamise, nende kohanemise toetamise ja võib-olla keeleõppe abistamise ja suunamisega, siis te kõik olete väga-väga teretulnud. Ja registreerumine algab üsna pea. Võib-olla siin järgmisel nädalal saan teile saata selle registreerumise lingi. Ja siis muidugi ma usun, Katre saab seda ka võrgustikus laiemalt jagada, et see jõuaks õigete ja noh, kindlasti kõikideni, kelleni see peab jõudma ja et me ikkagi grupi saame täis. Et seal ka grupis on 30 inimest ehk siis 30 kohta ja, ja tõepoolest väga soovitan tulla osalema. Ja muidugi, mis puutub siis nüüd järgmiste aastate koolitustesse, siis kõik teie ettepanekud on väga-väga teretulnud. Et kui te ise mõtlete juba, et mingisuguses konkreetsemas suunas võiks koolitust saada, mis abistaks teid töös, siis eri keele- ja kultuuriruumist pärit inimestega, et nendel oleks lihtsam siin kohaneda ja lõimuda, siis suure rõõmuga ootan teie ideid ja ettepanekuid ja mõtteid. Nii et võite mulle julgelt kirjutada. Ja muidugi pärast tänast infotundi saadan siis ka need slaidid teile koos selle järelevaatamise lingiga. Sealt siis leiate ilusti ka kontaktid üles, et praegu ei pea midagi üles niimoodi massiliselt kirjutama. Vot, ja minu poolt on see plaan, et me osadega teist kindlasti kohtume linnade ja valdade päevadel juba järgmisel nädalal Tallinnas. Olete väga teretulnud siis astuma läbi meie messiboksist, kus saame lähemalt tutvuda. Ka meie nõustajad on seal kohapeal olemas. Nii et siis saate juba, kellel küsimusi niimoodi tekib, et noh, saame nüüd kohe muidugi täna siin ja praegu ka küsimustele vastuseid leida, aga kes soovib lähemalt tulla tutvuma ja meil on kohapeal olemas ka voldikud, sellised infovoldikud, kus siis ka need teenused on ilusti ära tutvustatud, siis saate tulla ligi ja võib-olla isegi, Katre, saame kuidagi teile ka saata mingisuguse portsu neid voldikuid, et saate siis oma võrgustikus ka neid jagada. Nii, ja minu poolt on praeguseks kõik. Hea meelega võtan küsimusi, kommentaare. Võib-olla Merle, sa teed otsa lahti, küsid midagi, midagi, mis sinul jäi veel segaseks või mida sa tahaksid teada või mida sa tead ja arvad, et teised võiksid ka teada. Ma hetkel ei oska paraku küsida. Ma arvan, et ma juba piisavalt olen teadlik nendest tegevustest. Tere, mina küsiksin. Rõõm näha Merlet ja Helenat. Kas ma sain õigesti aru, et kogemus nõustamises, mida te juba pakute või hakkate rohkem nüüd pakkuma, keskendutakse eelkõige keelekomponendina ja keeleõppe teekonna toetamisele? Me keskendume nii keeleõppele kui kohanemisele. Et kui ikkagi inimene tunneb, et ta on kuidagi võib-olla selles keeleõppeprotsessis jäänud, ma ei tea, kahe erineva siis keeletaseme vahele või siis ta tunneb, et on temaga kuidagi ülekohtuselt käitutud mingisuguses protsessi osas või ta näiteks soovib lihtsalt jagada oma kogemust, no näiteks enda keeleõpetajaga, eks selles keeleõppekeskkonnas või selles teekonnas üldse ju võib igasuguseid takistusi ette tulla. Ja teinekord lihtsalt on vaja sellist empaatilist kuulamist, et inimene saaks jagada oma mure ja siis see mure tegelikult läheb nii-öelda poole väiksemaks. Aga jah, eesmärk on, et nad võivad tõepoolest tulla ikkagi nii oma keele siis õppeküsimustega või muredega, kui siis ka kohanemisega seotud muredega. Okei, aitäh. Ja siis teine väike lihtsalt täpsustus mul võib-olla lipsas kõrvust mööda, et kas need keeled olid eesti, inglise, vene?
jah, just. okei, selge. Ja lihtsalt infoks, et Tallinna Rändekeskus on ka koolitamas kogemusnõustajaid sellise võib-olla laiema vaatega, et meil ongi väga erinevatest keele- ja kultuuriruumidest pärit Eestis elavad inimesed, kes siis praegu kogemusnõustamise koolitust läbivad, et seetõttu ma ka täpsustasin, et mis on nii-öelda HINTSA fookus tänasel päeval, et jah, aitäh. No esmajoones jah, ikkagi keeleõppe teekonna toetamine. Aga noh, kui inimene ikkagi muuhulgas seal vestluse käigus tulevad ka muud teemad ülesse, siis noh, ikkagi see töö on nii-öelda tellija materjalist, et kui klient vajab nagu sellist tuge, siis see noh, kindlasti ka käib seal vestlusest läbi. Aga nii palju, kui me oleme aru saanud, et Tallinna Rändekeskus pakub ka sellist kriisinõustamist ja, või eelmisel aastal oli ju. Minu kolleeg Marta peaks ka siin olema, et Marta, äkki sa saad hetkeks avada, et me küll natukene nüüd kaaperdame seda HINTSA infotundi. Aga see on huvitav info. Tere! Mina olen Marta Tallinna Rändekeskusest ja selle kogemusnõustamise projektijuht. Üks siis tegevustest, mis meil on. Meil kogemusnõustajad on ja väga erineva taustaga ja seal lisaks siis kohanemisele on nagu hästi palju seda ka rändest põhjustatud läbielamised seal fookuses, siis mis regioonist või mis taustaga inimene on. Aga ma arvan, et see küsimus praegu oli pigem selle traumanõustamise pihta, kriisinõustamine, et kogemusnõustamine on täpselt samasugune ikkagi, et on ju enda kogemuse pealt nõustada ja toetada, aga jah, ta on nagu natukene laiem meie vaates, et see nagu see teekond ja see läbielatu seal kõik taga ja kuidas sellega toime tulla. Aga traumanõustamisest jällegi oskab Viola rääkida. Sellest räägin mina, aga äkki me siin paneme praegu punkti, et see läheb laiemasse teemasse, aga Katrel on ka käsi. Aitäh. Mina tahtsin küsida selle kohta, kus teil olid need grupinõustamised ja kuna meil on oma tegevustes 8 partnerit, siis nendel on ka oma sisutegevused juba sihtrühma esindajatega ja minu küsimus sellest lähtubki, kas te tulete koha peale ka, kui partnerid soovivad või ka üle Eesti kohalikud omavalitsused võib-olla saavad mingisuguse grupi kokku ja on vaja inimesi nõustada koha peal, toetada. Kas te olete valmis ka selleks või käib see ainult veebi teel üle Eesti? Tähendab, me oleme mõelnud nii, et vastavalt vajadusele ja see on hästi tore nii-öelda kuulda, kui te ise ka kujutate ette, et tegelikult oma piirkonnas saaksite näiteks panna kokku grupi ja siis meie nõustajad saavadki koha peale tulla. Et see on väga-väga tänuväärt mõte, sellepärast et need grupinõustamised me oleme just mõelnud, et pigem toimuvad füüsilises ruumis. Et just veebi teel üks-ühele võib veel nagu rääkida, aga kui on grupi selline kohtumine ja grupi sünergia ja energia, mis seal ruumis nagu tekib, et see võiks ikkagi jääda füüsilise ruumi piiresse. Noh, me esimese hooga pakume neid oma eesti keele maja ruumides Tallinnas ja Narvas, aga tegelikult tõepoolest, kui teie poolt tuleb initsiatiiv, ettepanek, kuupäev ja kõik sobib, siis suure-suure hea meelega tuleme koha peale. Jah, et see on oluline teadmine kohalikele omavalitsustele just selles mõttes, et nad saavad seda kasutada, kui neil on teatud hulk inimesi ja ühes koostöös teiega, siis on see võimalik. Ja kindlasti. Ja noh, minimaalne grupi suurus võiks olla minimaalselt 5 inimest, et sealt alates juba tasub täitsa mõelda selle peale. Mis kogemusnõustamisse puutub, siis me oleme praegu neid gruppe nii-öelda komplekteerinud kuni 15 inimest ja iseseisva keeleõppe puhul kuni 25. Nii et selles mõttes saate mõelda, et viiest alates ja siis natukene ja sealt peale. Aitäh! Aga tõepoolest väga tervitame selliseid üleskutseid ja soovi korral siis võtke minuga julgelt ühendust. Helena, vaata palun chatis on ka üks küsimus.
Ja näen chati, et avaliku esimese koolitus, kas kuupäevad on kindlad. Samal ajal toimub viimane Lõimumisakadeemia Riias, kus paljud on ennast registreerinud. Kas keegi oskab täpsustada, mis kuupäeval on see Riia viimane päev? ...29. Ahah, ja meil oli see praegu 27–28 on mul kirjas, aga noh. 27 ja 28. Ahah, selge. 27 ja 28. Teate, see on väga hea info. Ma panen selle endale kohe kirja. Et 27 ja 28 on teil Riia. Nii. Siin täpsustuseks ütlen vahele, et siin on, need on alles need välja pakutud esimesed kuupäevad ja päris kindel sellest ei ole, sest tagasiside ei olnud, nad tegid alles infokorjet sinna, seal on meie partneritest täna 5-6 inimest, lihtsalt teadmiseks. Okei. No selles suhtes meie oleme küll jah, need kuupäevad nagu enda mõttes paika pannud. Hetkel toimub koolitaja hankimine ja koolitusruumide hankimine. Seekord me selle koolituse plaanime teha Pärnus või Pärnumaal, et ka Pärnu inimestel ja ka Saaremaa inimestel oleks võib-olla veidikene lihtsam ja lühem nii-öelda distants tulla koolitusele. Sest et see eelmine avalik koolitus coach'iva vestluse kohta Rakveres oli justkui ka Saaremaa ja Pärnumaa inimeste jaoks natuke liiga pikk maa tulla. Nii et hetkel jah, kuupäevad on paigas. Ahah, Saaremaalt lihtsam tulla Tallinna. No vot. No igatahes võtke seda kui siis väikest minipuhkust Pärnumaal. Ühesõnaga, saame ka Tallinnas neid koolitusi teha, koolitusi tuleb kindlasti veel, nii et igal piirkonnal omad head ja vead, plussid ja miinused, et ma arvan, hea tahtmise korral jõuate kõik kohale, aga jah, kui on äkitselt võimalik teil anda sellele Riia koolituse nii-öelda viimase kuupäeva osas veel tagasisidet kuupäevade osas, et siis hea oleks võib-olla see nagu ümber mängida nii, et me saaksime selle jätta paika. Küsin veel kohe selle avaliku esinemise koolitusega seoses, kas teil on, ütleme, et kui grupp saab kiirelt täis, kas teil on planeeritud siis ka teine teha või on see ainult kindlalt üksainus? Ei, ma arvan seda, et eesmärk on see, et kui ikkagi nõudlust on, siis teeme teise veel. Ja selle teise siis suure tõenäosusega sügise poole, olgu see siis august või september või midagi säärast, või kui september liiga kiire on, siis oktoober, aga no igal juhul, kui nõudlust on, siis meil võimalusi on, et seda ka korrata. Väga hea, see on ka omavalitsustele oluline teadmine, sest need mai lõpud on ka väga paljudel see, et on koolide lõpetamised ja omavalitsused on nagu hästi seotud, omavalitsustöötajad sellega ja noh, ikka tuleb neid ette, et kui on võimalus ka veel teist teha ja huvi on inimestel, siis väga hea. Aitäh jälle. Ja, suured tänud. Aga ma arvan seda, äkitselt isegi võib-olla Katre me ühel hetkel võiks teha sellise detailsema väikese istumise, et te ju teate väga hästi oma inimeste nii-öelda kalendri paigutusi aasta lõikes, et me siis ka selle info järgi saaks paremini neid järgmiseid koolitusi ka planeerida. Vot, sellised mõtted. Nii. Aga kuidas tundub, kas lähme edasi Merle teemaga? Siis ma lõpetan oma ekraani jagamise. Ja Merle saab, kohe vaatame. Share settings. Aha, sul juba tuleb. Väga hästi. Nii, tere siis ka minu poolt. Mina siis olen Merle Tatter ja Šveitsi Eesti koostööprogrammi ja kultuuriruumi tutvustavate tegevuste projektijuht. Nii, ja kellele me neid tegevusi siis korraldame? Samamoodi ja Helena juba rääkis, kes on meie sihtgrupp. Ma võib-olla veidi täpsustan neid uussisserändajaid. Et need on tõesti vähem kui 5 aastat Eestis seaduslikult elanud isikud. Aga sinna alla siis kuuluvad ka välismaalased,
kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba, siis Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed ka, kellele on ka antud siis Eestis tähtajaline elamisluba. Ja siin on need teised, millest juba Helena ka rääkis. Ja milleks me siis neid tegevusi teeme? Et me soovime, et eri keele ja kultuuritaustaga inimesed saaksid võimaluse praktiseerida eesti keelt, suurendada sotsiaalset kaasatust, leida uusi sõpru, käia uutes kohtades ja siis mõista seda keskkonda, kus nad elavad. Nende jaoks on see uus kultuur, uued tavad, uued kombed, uued väärtused. Et see on see mõte. Ja juba käimasolevad programmid, et mis juba praegu on töös, et võib-olla tutvustan neid veidi lähemalt. Üks siis ongi Eesti kultuuri ja komberuumiga tutvumise programm, see on selline pikemaajalisem programm. Alustasime sellega juba eelmise aasta lõpust ja need kestavad siis kuni järgmise aasta jaanuari lõpuni. Toimuvad need siis töötubadest, aruteludest ja erinevatest kohtumistest, mis on siis valdavalt kultuuriteemalised, mis on kokku kestavad 20 akadeemilist tundi ja 5 õppekäigust ekskursioonist. Ja toimuvad need Tallinnas, Ida-Virumaal, Tartus ja Pärnus ja et võimaldada siis rohkematel inimestel osaleda, on need siis tööpäeva õhtuti või nädalavahetustel. Ja on eesti keeles. Me oleme pannud algtasemeks A2+, aga on kaasatud vabatahtlikud. Näiteks ma käisin siin ühel Tallinna kohtumisel töötoas, kus siis oli see toimus nii, et inimesed olid pandud nagu 5 laudkondadesse ja igas laudkonnas oli siis oma vabatahtlik, kes siis toetas ja aitas nii eesti keeles suhtlemisega või üldiselt. Ja uued grupid alustavad kord kvartalis. Ja millest siis koosnevad need programmid? Näiteks Harjumaal ja Tallinnas on see siis üles ehitatud nii, et näiteks tööpäeva või töönädalal näiteks esmaspäeval õhtul kella 5 kella 8 toimub töötuba. Nendel on selline ruumikene Jõe tänaval ärimajas ja näiteks teemade kaupa. Et kui siis ütleme, esmaspäeval on teema rahvaharidus, kombed ja traditsioonid, kus siis praegu on tulemas lihavõttepühad, siis räägitakse meie lihavõttepühade traditsioonidest ja samal ajal siis toimub kas sellel või järgmisel laupäeval ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumis. See on nüüd selline natuke lühem, on 1,5 tundi, kus siis ka tutvutakse lihavõttepühadega siis vanal ajal Eesti taludes. Ja järgmine ehk teine kohtumine, kus siis teema on loodustaimed ja rohealad linnas, kus siis räägitakse nii kogukonna aedadest, kevadlilledest ja siis laupäeval toimub Tallinna botaanikaaia külastamine. 3. teema on siis tööstus ja teadus, kus siis on teemadeks rohepööre ja taastuvenergia ja laupäeval siis külastatakse Energiaavastuskeskust. 4. kohtumine on siis teema on ajalugu ja kultuur, kus siis räägitakse Eesti ajaloost ja teiste kultuuride mõjust meile. Ja laupäeval toimub siis väljasõit viikingite külla. Ja 5. teema on näiteks muusika, teater ja kirjandus, kus siis tutvutakse nii Eesti rahvalaulu kui siis laulupidude traditsiooniga. Ja väljasõiduna laupäeval on siis Arvo Pärdi keskusesse, kus siis tutvutakse Arvo Pärdi elu ja loominguga ja on ka selline tore töötuba, kus siis maalitakse muusikasaatel.
Ida-Virumaal on see ülesehitus veidi teine, et töötoad toimuvad hommikupoole ja õhtupoole on ekskursioon ja reeglina toimub see siis kõik toimuvad laupäevasel päeval. Ja siin on siis välja toodud, et ühel laupäeval siis külastatakse Narva muuseumi ja toimub seal töötuba, siis on Kreenholmi manufaktuuri territooriumil ekskursioon ja seal ringkonnas ja korra on siis ka väljasõit Rakvere linnusesse, kus siis hommikupoole on töötuba ja siis pealelõunal on ekskursioon. Ja siis siin saate lugeda ka, mis toimub Tartus ja mis toimub Pärnus. Aga mida ma võin veel öelda, et kui Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal on grupid täituvad päris kenasti, siis ei saa seda kahjuks öelda Tartu ega Pärnu kohta, et Tartus üks grupp läks küll töösse, kuid nüüd selle teise grupi pidime edasi lükkama ja Pärnus paraku juba 3. korda lükkame seda aega edasi. Nii et kui siin on Tartu ja Pärnumaa inimesi, et oleksin väga tänulik, kindlasti on ka teie maakonnas selliseid inimesi, kellele see võiks huvi pakkuda, sest need tõesti on väga-väga toredad programmid. Ja teine, mis praegu toimib, on siis õppereisid. Need siis toimivad jaanuarist läbi aasta laupäeviti kuni järgmise aasta märtsi lõpuni. Reisid toimuvad siis algusega Tallinnast ja Narvast ja ühel siis reisil võib osaleda kuni 40 inimest, kelle keeleoskus on algtasemel. Samamoodi jälle A2+. Need muuseumid, külastatakse muuseume ja erinevaid Eesti paiku, linnasid ja kus siis need giidid on teadlikud, et tegemist on nii-öelda algtasemel keeleõppijatega ja räägitakse sellises lihtsas keeles ja aeglaselt. Siin on need sihtkohad, siis, kuhu sõidetakse nii Tallinnast kui Narvast. Et ma ise osalesin 2 nädalat tagasi Tallinn-Sibulatee reisil vaatlejana. Väga tore reis. Me külastasime seal Kodavere pärimuskeskust, Varn ja Samovarimaja ja siis oli Kolk ja Vanausuluste muuseumi. Et osalejad jäid väga rahule. Päevad on küll pikad. Algusega Tallinnast kell 7 hommikul ja tagasi jõutakse hilja seal 8-9 vahel. Aga kõik on rahul ja õnnelikud. Võib-olla võin veel ühe näite välja tuua, näiteks Kohtla-Järve reisil külastatakse Sillamäe muuseumi, Kohtla kaevandusparki, Valaste juga, Maidla mõisa ja Aidu veespordikeskust. Et Integratsiooni Sihtasutuse kodulehe kalendris, siin all on ka link, me nagu lisame jooksvalt neid reise, need on väga-väga populaarsed. Nii et kui alles lisan reise, juba eelnev reis täitub. Nii et see kaaslane, kes istus bussis mu kõrval, ta ütles, et ta 10 korda update'ib Integratsiooni Sihtasutuse kodulehte. Nii et tundub, et juba nagu rahamaa piletitega on tegu. Aga igal juhul me jätkame nende tegevustega, sest need on tõesti väga-väga toredad. Merle, ma korraks segan vahele. Jaa. Käsi püsti, nii et äkki teil on just teemakohane küsimus. Nii, palun. Vaata, ma ei näe. Ja. Et Ma mõtlesin kohe vahele küsida, et jooksvalt siis saab vastuse ka, sest praegu ma saan aru, et ongi teil planeeritud reisi algus Narvast, Tallinnast, Pärnust ja Tartust. Ei vastupidi. Reisid on algusega ainult Tallinnast ja Narvast. Ja siis, nagu siin oli kirjas, Tallinnast ja sihtkoht on Tallinnast Tartu, Tallinnast Narva, Tallinnast Viljandi, Tallinnast Järvamaale. Ja siis Narvast lähevad reisid
Tartu, Lääne-Virumaale, Narvast Järvamaale. Aga minu küsimus kohe, et aga kui teistes piirkondades inimesed tahavad ju ka saada, siis nendel nagu ei olegi võimalus nendel ekskursioonidel, reisidel osaleda üldse. No Ja hetkel siis veel siitsamast kohe tuli küsimus, et miks kohti ainult 40 ja bussi mahub ju natuke rohkem. no seal bussis ei olnud liiga palju rohkem kohti, ma pean ütlema. Selleks, et seal on ju ka reisisaatja ongi, et kui tuleb vaatleja, seal on ka veel reisisaatja läbi, et sellega on arvestatud ja mida veel juhtub, millega nagu meie partner on arvestanud, et tihti tullakse ka nii, et me küll kirjutame, et te peate olema pesas registreerinud. Et see ei ole nüüd väga tore, et nii tehakse, aga kui on olnud see nii-öelda paar vaba kohta, siis partner on lubanud, et keegi ütleb, et aga mul naabrinaine tuli ka kaasa, et no, siis ta tagasi ei saada, kui kohti Aga on. siis, kui on veel täiendav küsimus, et kui ei ole inimene Tallinnast ja Narvast, aga kuidas tema osaleda saab? Meil on Eestis ju üle Eesti need uussisserändajad, need ei ole ju ainult Tallinnas ja Narvas. No me praegu oleme lähtunud sellest, et kus me nagu teame, et kus on kõige suurem hulk neid, aga ei välista. Ma kahjuks näen praegu ainult oma slaidi, et kus omavalitsusest teie olete? Mina olen Eesti Linnade ja Valdade Liidust ja räägin nagu kõikide omavalitsuste eest, et küsin sellepärast, et kui teistel omavalitsustel on ka huvi ja neil on sihtrühm olemas, et kuidas nemad saaksid kaasuda sinna, et saaksid oma inimesi ka suunata teie teenust tarbima. Ja igal juhul, et mina olen väga avatud, et võite mulle kirjutada, helistada, et kui seal on piisav hulk inimesi, et võime tõesti hankida ja teha spetsiaalseid reise. Et kui on teada, et ikkagi kohad täituvad. See tähendab, siis tuleks nagu jälle võtta ühendust teiega, kokku leppida see ja siis saab selle grupi suunitleda just selle piirkonnale omaselt. Ja, et meie peame siis hankima vastavalt sinna piirkonda. Selge, aitäh, aga Kairel on ka käsi. Ja, palun. Ja, tere, olen Kaire Jutlu Vallavalitsusest. Lihtsalt seoses Katre juttu jätkuks mul ju sama küsimus, et üks puha, kohast sa Narva sõidad, sa sõidad igal juhul läbi Jõhvi, aga kas siis tähendab seda, et Jõhvi inimesed üldse nagu ei saa löögile, ainult Narva inimesed või? Ja, saavad ikka, et Sillamäe, no ütleme osad Kohtla-Järve, et siis kuidas nagu see peaks siin nagu välja nägema, sest ma saan aru, et ega seal pole muid aegu peale selle, et start Narvast kell X ja siis edasi. Ei, seal on 3 vahepeatust, seal oligi Jõhvis oli üks peatus, ma praegu, ma kohe ütlen teile, nii, et kas siin on väljasõit Narva, siin mul praegu ei ole, aga oli 3 vahepeatust on peale Narvat. Üks oli kindlasti Jõhvi ka. Nii et saavad nemad ka peale, kes on Narva lähedalt. Ja samamoodi ka Tallinnast, et üks peatus on nüüd olenevalt kuhu suunda minnakse, et kui minnakse sinna Narva suunda, siis üks peatus oli, algus on Merepuiesteel, siis oli seal kuskil Mustakivis ja siis on Maardus peatus ja siis minnakse juba edasi. Et need alguspeatusi on 3 tükki mõlemal suunal. Et kas on veel küsimusi? Jätkan. Nii. Ja siin on siis üks pilt sellest Sibulatee õppereisilt, see on seal Varn ja Samovari muuseumis, et siin ei ole kogu gruppi, et osad jõudsid juba mantlid selga ja õue minna, aga oli väga tore. Ja siis veel, et need toimusid eelmise aastal suvest, olid siis 8 välikino ehk nii-öelda öökino seanssi ja 8 sisekino seanssi, et seal siis näidati Eesti filme või mis tutvustasid siis Eesti kultuuri ja kultuuriruumi. Siin on Anett Frank, Vallatud kurvid ja nii edasi. Siin kõrval olev pilt on siis Minu pere ja muud klounid.
ja siis enne seda toimusid ka viktoriinid ja kohtumised tegijatega, et siis mõtestada seda filmikogemust ja see nüüd ei olnud ainult sihtgrupile, et see oli nüüd nii-öelda avatud kõigile, said osaleda ka kohalikud elanikud ehk toimus ka nii-öelda lõimumine ja kindlasti jätkame ka sellel aastal sellega. Ja nii-öelda tulevikuplaanis on veel tegevusi, mis on nii-öelda paberil ja tegevuses, et ma nendest hetkel veel ei räägiks, enne kui partnerid on leitud. Aga nagu siin juba oli ka juttu, et ma olen igati avatud ja väga tänulik. Teie tunnete kõige paremini enda omavalitsuses olevaid eri keele ja kultuuritaustaga inimesi. Kui teil on mingeid ideid või et mis tegevused võiks neile huvi pakkuda, siis pöörduge minu poole ja vaatame, ehk on tõesti võimalus seda teha. Aitäh! Ja samamoodi need on osalejatele, kõik need tegevused on tasuta, aga no nagu teada, ükski asi tasuta ei ole. Need kõik on siis toetatud Šveitsi ja Eesti koostööprogrammi poolt. Ja ma tänan ja samamoodi, kui on küsimusi, siis palun küsige. Aitäh, Merle! Siin chatis on ka üks küsimus lisandunud, et kus kohas on võimalik tutvuda nende õppereiside peatuste kavaga? Selle kavaga on võimalik seal Integratsiooni Sihtasutuse kalendrisse, kui minna, siis ma ei tea, võib-olla kui sa saad ise nagu jagada. Et kui sa lähed kalendrisse, seal tuleb kohe minu arust 4. aprillil on üks reis. Nagu näha, kohe seal on kohad täis, palun kliki sinna peale. See on nüüd Narva-Tallinn ja tule allapoole. Ja siin on need kellaajad, siis ongi näha väljasõit. No siin ei ole mul otseselt kirjutatud, siin on praegu see algne väljasõit, aga partner saadab enne reisi kõigile osalejatele e-maili ja seal on kõik need lisapeatused ka kirjas. Kui sa lähed seal jälle laupäeva peale, kus seal tuleb, Tallinn-Narva on seal, ma näen, jah. Samamoodi on kellaaegadega need kirjas. No siin on kirjas nüüd, mis kell on Merepuiesteelt, mis kell on Mustakivist, mis kell on Maardust. Siit oligi minu küsimus ennem, et Tallinna omadus on näha, aga Narva reisidel ongi ainult alguspunkt on Narva, rohkem mitte midagi. Hea tähelepanek, ma võin need lisada sinna. Et no nagu ma ütlesin, tegelikult partner saadab need küll e-mailiga enne seda väljasõitu, kuid ma võin selguse huvides need sinna lisada. Et kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole hetkel. Et igal juhul, kui on, et siis võite ka e-mailiga saata, tõesti helistada, et oleme avatud igati koostööks ja teada saama, et mis on teie nii-öelda eri keele ja kultuuritaustaga inimeste vajadused ja kui teil on mõtteid. Aga ma arvan, see mõte, mis siit täna läbi käis, et nende õppereiside alguspunktid võiksid olla ka teistes Eesti linnades, see on väga hea idee. Ja ma usun seda, et enne seda, kui nii-öelda, vaata need praegused õppekäigud ju paika saadi ja hangiti, siis lihtsamas keeles öeldes kuskilt pidi alustama ja nii-öelda läbi katsetama, et kas need õppekäigud sellisel kujul toimivad, toetavad, mis on inimeste tagasiside. Aga nagu sa ütlesid, et järgmise aastani on need praegused ju tellitud, et sealt edasi on meil veel
paar aastat seda projekti teha, nii et järgnevatel aastatel selles mõttes, juba praegu tuleb hakata järgnevaid aastaid hankima sedasama sisu, et siis ka need järgmiste aastate nii-öelda sisuks olekski teistest linnadest alguspunktid ja nii-öelda läbi risti-rästi üle Eesti, et kõik inimesed saaksid liituda, saaksid osa ja saaksid ringi liikuda ja näha Eesti kultuuri siit ja sealt nurgast. Just, siin oli nüüd, näen ühte küsimust, et kas ühed ja samad inimesed saavad osaleda erinevatel väljasõitudel. Vastus on, et saavad küll, kuid me panime nüüd peale küll ühe piirangu, et nad saavad korraga registreerida vaid ühele reisile. Sest varem juhtus see, et oli tõesti, et kes on nagu õigel ajal õiges kohas, et ma panen näiteks 4-5 reisi välja, ta registreeris sinna kõigile, et see on nagu ebaaus nende teiste vastu, kuna nad tõesti, need reisid on väga populaarsed ja bussil on limiit peal. Aitäh vastamist, jah, see oli lihtsalt minu see Kohtla-Järve Ida-Virumaa küsimus, et kuna mina olen saanud tagasisidet oma näiteks ukrainlastelt, et nemad on mulle rõhutanud seda, et nendel integratsiooni sihtasutuse väljasõitudel käivad põhimõtteliselt ainult ühed ja samad vannamammid, siis kui nemad ukrainlased tahavad ennast kirja panna, siis lihtsalt kohti enam ei jätku. Ja siis lihtsalt ühed ja samad inimesed ja seega ma küsisin, kas mingi limiit või mingi piir on ka seal olemas. Ja see ongi, see meil äsja hakkas toimima, et ja ma palusingi panna selle piirangu sinna peale, et korraga, et ühe korraga, et ei ole keelatud osaleda mitmel, aga et korraga saab registreerida vaid ühele. Et see ikkagi välistab selle, et üks inimene käib nagu iga laupäev nädal aega, et ta oli nii-öelda õigel ajal seal, kui oli vabasid kohti. Aga ma ise lisan juurde, et ma arvan, see teie tagasiside on ka hästi väärtuslik, et võib-olla isegi tasuks ju kaaluda spetsiaalselt Ukrainast pärit inimestele. Me täiesti seda integratsiooni sihtasutuses juba nii-öelda Kristina Piirkopiga arutasime ja ühe idee ta võib-olla põrgatan ka, mida temaga sai ka räägitud, mis võiks ka olla spetsiaalselt Ukraina sõjapõgenikele, on võib-olla selline rahvatähtpäevade tähistamine, et näiteks jaanipäev või seal jõulude ajal, et teha sellist spetsiaalset, et jah, meil mõttefaasis on asju aga igati võite pakkuda enda ideid. Ja Kairel on ka siin küsimus, ma saan aru. Ja mul on selle sama, see teema jätkuks jälle, et äkki mõtted, aga võib-olla siis teha hoopis kuidagi neid reise üksteised ukrainlastel, eks ju, aga tegelikult seda sihtrühma lihtsalt võib-olla ka kuidagi laperdada, et näiteks, et see on suunatud näiteks vanusest selleni, see on suunatud vanusest selleni, et siis oleks kuidagi teistel ka võimalik, et kui praegu nagu Vitali tõi välja, et need kodused pensionärid, eks, on enamused, kes käivad ja sõidavad, et siis annab võimaluse ka noorematele, kes töötavad ja kellel ei ole aega istuda päev läbi võib-olla telefonis või selle arvutis ja tšekata ära, et millal see nüüd grupp avaneb või reis avaneb, et lihtsalt, et kuidagi niimoodi seda suunata või sihitada neid reise. Ma ei oska öelda, kas nüüd vanuse järgi nüüd piiranguid seada oleks väga hea mõte, et ega keegi välja ei jää ju lihtsalt, et ühesõnaga tähendab tehagi, et osad grupid on sellele sihtgrupile, teised on sellele sihtgrupile, et kõigil oleks võimalik. Siin ma räägin ka kaasa, et siin oleks see, et ka need huvigrupid, kes on, et nendel on ju ka natukene teist laadi huvid on ju, et eakamal inimesel on üks huvi, aga nooremal seltskonnal võib-olla oleks hoopis teine kultuuri huvi on ju, et siin saaks ka selliselt läbi mõelda, et see oleks ka nagu oluline. Jah, peab arutama, et igati kuulame meeleldi ära teie mõtted. Ja nagu omavalitsuste poolt just need ettepanekud, mis tulevad, nemad ju puutuvad sihtrühmaga kõige paremini kokku, nad teavadki nende soove, et see on nagu kõige parem nende mõtteid kaasa võtta, et seal oleks teil endale väga palju toeksinud. Ja ma seda nagu ise leiangi, et seepärast ma olen väga avatud.
et teie teate ja kui teile sobib, siis kui meil tulevad mingid uued, et meil on teie emaili aadressid, kui tohib saata teile infot, mis on tulemas ja et teie saate edasi saata ja võib-olla tõesti, kes on avatud koostööks, andke mulle teada, teeme Zoomi koosoleku, arutame, mis võiks olla, mis on nagu tegelikult vajalik ja mis pakub huvi. jah, just siin ongi, et meie saame nagu oma liidu poolt ju ka kohalikele omavalitsustele seda teavet veel laialdasemalt anda, et ei ole ainult need, kes on meie tegevuse partnerid siin projektis, vaid ka teised omavalitsused, kus on sihtrühma ikkagi piisavalt, et nad tegelevad nendega ja leiavad ka siis võimalusi neid kuidagi paremini veel lõimida ja nende tegevusi planeerida. Just. Aga mul on veel korra sihuke küsimus, et kus kohas liigub info selle kohta, et need sündmused, need õppereisid on lisatud sinna kalendrisse? Kas kuskilt Facebookist ka seda lisainfot saab? Või... Ja me jooksvalt, kui ma lisan sinna neid programme, siis tuleb ka Integratsiooni Sihtasutus, Settle in Estonia Facebooki lehele, ka meie kodulehel uudiste alt tuleb välja. Ja no paraku jah, nende õppereisidega on nüüd nii, et neid ma vahest panen, sest et väga kummaline on reklaamida asja, kui juba inimene läheb vaatama, need grupid on juba täis. Et lihtsalt nii informatiivne, et me teeme neid, aga et muidu tekitab pigem nagu pahameelt, et mida te siin kutsute osalema, kui juba on kohad täis. Aga siis ma viskan õhku ühe sellise väga radikaalse mõtte, et mis te arvate, kas sihuke asi oleks mõeldav, et kui sa oled selle nii-öelda grupi ülesse pannud registreerimiseks nagu avanud, et siis sa häkid sealt üldse nagu selles kambas, selles seltskonnas, kes siin täna kohtuvad, saadad e-maili kõigepealt. Et siis nii-öelda, võib-olla nagu nii-öelda siis saavad inimesed päriselt seda infot, kes muidu võib-olla seda infot ei saakski. Jah, peab mõtlema. See oleks küll hea mõte, väga hea mõte, sest Katrega ma olen ka hästi palju suhelnud. Mina Maire Kessel Saue vallavalitsusest. Siin on kuskil 300 ukrainlasi. Esiteks mõtlen ka seda, et kõikidel nendel vanematel inimestel ei ole Facebooki, aga see mõte, mis praegult välja visati, sest näiteks need, mis Katre saadab, ma tõlgin kõik ruttu-ruttu vene keelde, saadan oma ukrainlaste listile. See oleks minule suurepärane mõte. Mõelge sellele. Sest mina mõtlen just, et niimoodi me saaks päriselt kätte need inimesed, kes kõige rohkem seda lõimumist ja kohanemist vajavad. Ja, absoluutselt. Ja kui ma juba kuulsin sõna 300, kas ma juba saaks Zoomi kohtumise leppida kokku? Et jah. No meil on teie kontaktid olemas selles registreerimise nimekirjas, nii et ma arvan, ma teen nii, et ma lihtsalt siis toon teid omavahel kokku, Merle ja Maire, nii et te saate omavahel neid kontakte vahetada. Ja sisuliselt see käib kõikide teie kohta, kes te siin täna osalete. Ja ka need, kes järgi vaatavad, et ühesõnaga kontaktid on äärmiselt teretulnud, et me nii-öelda jõuaks inimeste ehk siis teie abil päris sihtrühmani ja ma arvan, see ongi see koostöökoht, mida siin üheskoos tugevalt ajada. Ja ma veel lisan, et meie mõlema slaidide lõpus on ka meie kontaktid olemas, nii et vabalt palun võtke ühendust. Jaa. Võib-olla teen täiendavalt veel sinna, et võib-olla sinna lehe lõppu või et panete selle sündmuskalendri aadressi ka, et kohalikud omavalitsused ei pea hakkama otsima seal teie leheküljel, vaid seal ongi, kuna te ise tutvustasite sündmuseid, siis oleks see seal olemas kenasti. Minu slaidil on muidu see mõlema. See konkreetne link ei töötanud, Merle, me peame selle lingi üle vaatama. Aga lisame, jaa, kõik olemas. Ja ma arvan, ise tahtsin veel, et Merle, sa korraks mainiksid ka enda neid indikaatoreid selle sama Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste hulgas, et kui palju siis sinul on eesmärk, et inimestele jõuda?
no kuna mul on suur rahakott antud Šveitsi poolt, siis mul on ka indikaatorid suured ehk minu eesmärk, noh, ma ei tea, mis ütleb indikaator teistele, et ehk mul on vaja nagu 10 000 osalemiskorda nendel tegevustel ja nendest siis 8700 peaksid siis olema tõesti need eri keele ja kultuuri taustaga. Ja mida ma võib-olla rõhutaks, et miks ma siin ütlesin, et 300 seal Ukraina põgenikku, et tegelikult Šveitsi nii-öelda suund või nad tegelikult tahakski eriti toetada Ukraina põgenikke ja migrante. Et kui teil on sellist sihtgruppi, siis võtke ühendust, mõtleme koos, mida neile teha. Kasu mõlemapoolne. Ja koosloomeliselt me jõuamegi tulemuste ja eesmärkideni ja nii, et meil Eestis ongi suurem hulk inimesi lõimunud ja kohanenud. Kairel on veel küsimus. Ja taas Kaire, et ma vahepeal mingil hetkel ei kuulnud nagu seda esitust, et mul küsimus, et kas nagu teil praegu on ülevaade, kes on tegelikult reaalselt nende reisidel osalejad, et millisesse sihtgruppi nad kuuluvad, et kas olid nagu jutuks või ei ole jutuks olnud? Ma räägin tõesti, ma korraks pidin. Ei ole jutuks olnud, et ma pean ütlema, et mul veel ei ole nii-öelda esimest vahearuannet, kuid ma ühe küsimuse põhjal mul siin küsiti ka, ma vaatasin nii-öelda diagonaalis üle need osalejad. Ma ise kartsin ka, et võib-olla on rohkem nii-öelda tava nii-öelda elanikku, kes on nagu, kelle emakeel ei ole eesti keel, aga oli suhteliselt palju ka neid, kelle sünniriik ei ole Eesti. Et oli tõesti seal nii Mehhikost, Hispaaniast, Türgist, Hiinast, et täitsa sellised huvitavad grupid. Aga kas te rääkisite siis eesti keeles või? Ja eesti keeles, jah. Eesti keeles, ma ütlesin, et neil peab olema algtasemel, aga kui me nüüd räägime siin, et on võimalik teha ka, ei pea olema ainult eesti keeles, et kui teha mingi spetsiaalne grupp, et siis on võimalik teha ka sellist nii-öelda spetsiaalselt. jah, nii kas siis vene või inglise keeles. Aga teate, chatis on veel tulnud, et ka Valga vallas on üle 400 Ukraina põgeniku, nii et ja veel 200-300 roomat, nii et nii-öelda rahvast leidub ja leiame ja jõuamegi õige sihtrühmani, nii et suur rõõm teiega oli täna siin kohtuda, seda infotundi nii-öelda koos veeta. Saadame kõigile siis salvestuse kohe, kui see on kättesaadav ja slaidid ka ja oleme ühenduses. Ja aitäh minu poolt ka. Ilusat päeva. Ja suured tänud kõigile. Aitäh.